Nad sepitsevad vandenõu. Nad sepitsevad plaani korraldada midagi 7. oktoobri laadne Ameerika rajatiste vastu. Võtta ameeriklasi pantvangi ja viia nad Iraani. kui maailm tahab lihtsalt pealt vaadata ja ootab samu tulemusi. Tere tulemast tagasi saatesse Access of Truth Genesis. Täna on meil väga eriline külaline, auväärne Bijan Kian, Vabaduse Häälte Instituudi kaasasutaja ja president, keda USA senat on 2 korral kinnitanud. Ta on teeninud riiklikul tasandil kõrgetel riikliku julgeoleku ja välispoliitika ametikohtadel presidentide George W. Bushi, Barack Obama ja Donald Trumpi ajal, sealhulgas riikliku luure direktori büroo asetäitjana 2016. aasta presidendivahetuse ülemineku meeskonnas. Täna arutame Iraani Islamivabariigi kujunevat ohtu, samuti selle ülemaailmseid partnerlusi ja seda, mida ameeriklased teavad mõistma režiimi pikaajalise strateegia kohta praeguses sõjaetapis. Tere tulemast saatesse, Bijan. Suur tänu, et täna siin oled. Mul on hea meel siin olla koos sinuga, Emily. See on hull maailm. Rääkimist on palju. Kindlasti on täna palju arutada. Sa oled hoiatanud, et Islamivabariigi oht Ameerika Ühendriikidele ulatub palju kaugemale kui raketid ja isegi tuumarelvad. Sa oled kirjeldanud stsenaariumi, kus režiim võiks isegi üritada 7. oktoobri laadset rünnakut Ameerika pinnal, mis hõlmab pantvangide võtmist. Kui reaalne see oht on ja miks sa arvad, et paljud Washingtonis alahindavad seda endiselt? Tead, Emily, luureametikel, luureorganisatsioonidel on raske töö. Kui nad reageerivad millelegi, mida nad peavad ohuks, see on vahetu oht ja nad annavad sellest teada. Neid võidakse süüdistada liialdamises, ülereageerimises ja selles, et nad on üliagarad luureametnikud. Ja kui nad seda iiravad, siis süüdistatakse neid selles, et nad jätsid midagi märkamata. Tead, luureametniku ja ajakirjaniku vahel on vahe. Luureametniku töö tulemust hinnatakse selle põhjal, kuidas ta on tegutsenud enne plahvatust. Ja muidugi, ajakirjaniku töökeskkond on pärast plahvatust. See on keeruline olukord. Teate, me peame olema väga tänunikud meestele ja naistele, meie riigi varjatud kangelastele, kes on väga pikka aega hoidnud riiki turvalisena. Aga tead, nad ütlevad, et maailma suurim ruum on arenguruum. Minevikust tead, lähme tagasi. Lähme tagasi, vaatame, mis juhtus vahetult enne 11. septembrit. Meil toimus rünnak Maailma Kaubanduskeskusele. Meil toimus rünnak saatkondadele Tansaanias ja Keenias. Ja meil toimus ka rünnak USS Cole'ile Jeemenis. Nii et kui sa küsiksid ühelt 5-aastaselt lapselt, ma ütlen mõned sõnad ja sina leiad loogilise järjekorra, mis tuleb järgmisena. Ma ütlen maa, Mary ja 5-aastane ütleks kahtlemata õhk. Nii et selline oligi 11. september ja kujutage ette, kui te oleksite küsinud, kui tõeline see on. Kuidas me võiksime sellele reageerida? Nii et ja teine asi on see, tead, me nägime ka, kui Iisraeli luure leidis Jericho Walli brošüüri. Ja kui hea luureohvitser, Iisraeli luureohvitser teatas, et ma jälgin piiril mõningaid ebatavalisi tegevusi. Ja siis need naissoost vaatlejad, tead küll, need, kes piiril silma peal hoiavad, teatasid, et siin toimub midagi ebatavalist. Ja seda eirati. Seda eirati. See ei ole küsimus selles, kas olla Iisraeli kaitseväe või luureaparaadi suhtes lahke või mitte. Ei, see on lihtsalt juhtunu kajastamine. Juhtus see, et teda eirati. See ongi tegelikkus. Ja 7. oktoobri tragöödia juhtus. Nii et keegi võib mind süüdistada liialdamises, asjade ettekujutamises, mis tõenäoliselt ei juhtu. Ei, Iraani luure ei hakka koostööd tegema tavaarmeega, sest neil on vaja logistikat. Nad peavad teadma, kuidas neil on vaja toetust. Iga kord, kui nad selliseid operatsioone teevad, nad sepitsevad midagi. Nad sepitsevad plaani korraldada Ameerika rajatiste vastu 7. oktoobri laadne rünnak, võtta ameeriklasi pantvangi ja viia nad Iraani. Ja siis sa tead, sa ütled, Bijan, ole nüüd. See on liiga ulmeline mõte. Nad ei tee seda. Olgu, kui maailm tahab käed rüpes istuda ja seda öelda, siis oodake samu tulemusi, mis juhtusid meiega 11. septembril ja Iisraelis 7. oktoobril. Tragöödia. 7. oktoobri tragöödia. Me ei tohiks seda lubada. Sellepärast ei tohiks inimesed seda eirata.
selles on liiga palju poliitikat, liiga palju parteilisust. Paljud inimesed, kellele president Trump mingil põhjusel ei meeldi ja mõned neist ei suuda isegi öelda, miks. Aga tead, neil on erinevad arvamused, mida teised pidevalt mõjutavad. Sa ei saa seda eirata. Nii et see keskkond ei ole tegelikult nii puhas. Ei ole nii laitmatu, nagu see peaks olema. Seetõttu ma arvan, et see ongi põhjus. Küsimus on, Sa küsid, kui võimalik see plaan on. No, samu küsimusi oleksid pidanud küsima enne 11. septembrit. Ja samu küsimusi oleksid pidanud küsima enne 7. oktoobrit. see on nende võimuses seda teha. Nad on näidanud, Märke. et kui nad tulevad ja ütlevad, me võtame ameeriklased pantvangi ja nõuame igaühe eest $1 miljard. Võtke neid tõsiselt. Võtke neid tõsiselt, seda ma ütlengi. Ja kui see kõlab nagu liialdus, ma ei tea, mida öelda. Ma üritan mõelda sellele, mis juhtub enne rünnakut, ma arvan. Paljude aastate jooksul tegid paljud läänes ja ka iraanlased vahet IRGC-l, Islami Vabariigil ja Arteshil, Iraani regulaararmeel. Nad uskusid, et armee on jäänud veidi professionaalsemaks, võib-olla vähem ideoloogiliselt pühendunuks kui IRGC. Sa väidad, et see eeldus ei vasta enam tõele. Mis on siis muutunud? Ja miks tood näiteks kontradmiral Habib Sayari välja kui sümboli sellest, kui sügavalt režiim on kompromiteerinud regulaarvägesid? jah, tead, see on väga huvitav. Lubage mul kasutada seda võimalust, et öelda, et see pole ainus asi, milles me poliitika kujundamisel aastate jooksul eksinud oleme. Tead, Iraani mõistmisel valitseb üldiselt teadmiste puudus. Kui sa räägid Iraanist, siis see pole lihtsalt üks riik kaardil. See on tsivilisatsioon. Sa pead sellest aru saama. Ja kui sa tahad teada, mida see tähendab, kas see on... Bijan, tule nüüd, sa lähed nüüd luuleliseks. Mis pistmist on sel tsivilisatsiooniga? No ma võin sulle öelda, mis pistmist sellega on. Ma viin sind väikesesse linna nimega Abaddon. Ja selles linnas on inimesed näljased. Nad kannatavad. Neil ei ole piisavalt raha, et osta toitu. Ja siis juhtub nii, et kui valitsus toob riisikotid kohale, viskavad nad need ära. Nad viskavad need ära. Nad ei võta seda vastu. See on mujal maailmas ennekuulmatu. Vaata, kui sellised asjad juhtuvad. Inimesed kakleksid, et saada üks neist riisikottidest või midagi sellist. Ei, seda ei juhtu. Teiseks, me eeldasime nagu asepresident J.D. Vance just väga suurelt. Äärmiselt naljakas, ta ütles, et 94 miljonit inimest kavatsevad riigist põgeneda. See näitab hariduse puudumist, teadmiste vaesust. See ei ole selline rahvas, kes põgeneks. Nad tulevad tagasi ja mulle on öeldud ning mind on õpetatud. Ja no lubage mul olla aus, väga aus, brutaalselt aus. Ma ei saa end sellest teadmatusest lahutada. Me ei ole eksperdid, me ei tunne seda ajalugu. Me ei tea selle tsivilisatsiooni sügavust, mis mõjutab kultuuri, mõjutab rahva käitumist. Kuidas saaksid sa minna sõtta riigiga, tundmata selle rahvast? See ei ole hea asi. Nüüd jõuame selle küsimuseni, sa mainisid seda kontradmirali Habib Sayari. Nii et varem vaatasin, nagu sa mainisid, erinevust IRGC ja Arteshi vahel. Miks me nii arvasime? Sest me tundsime, et Arteshil oli ajalugu. Sellel oli doktriin, mis põhines riigi ja rahva kaitsmisel. Ja me eksisime. Sellist asja ei olnud. Täiesti vale. See on täpselt nagu inimesed küsisid president Trumpilt. Sa ütlesid, et need on toredad inimesed. Teiseks, esimene kiht eemaldatud, teine kiht eemaldatud. Kolmas kiht on inimesed, kellega me tegelikult saame koostööd teha. Ja siis tuli ta tagasi ja ütles, et me tegeleme nüüd saastaga. Mis siis juhtus? Mis vahe on? Kuidas me targemaks saime? Noh, sama asi, mis vahe on IRGC ja Arteshi vahel. Absoluutselt mingit vahet ei ole. Üks asi, millest peame aru saama, on see, et kaks venda. Üks juhtis IRGC-d. Teine oli armees. Salamis. Te mainisite Habib Sajarit, kontradmiraali. Me vaatasime teda kui inimest, keda rahvas austas. Ta kuulus vanasse põlvkonda.
Ta oli käinud tõelistes koolides, saanud tõelise hariduse, tead, komandöri koolis ja kõiges selles. Ja me ütlesime, tead, see on mees, kes võiks olla, võib-olla keegi, kes võiks öelda, tead, hei, kutid, me ei võida seda sõda. Alistume lihtsalt rahvale. Olgem mõistlikud. Ja me eksisime täiesti valesti. Esiteks, sama lugu, tema vend, Mehti, on luureülem. Ja kui sa lähed ja küsid inimeste käest, siis nad ütlevad, et need kaks venda ei räägi omavahel. Nad ei meeldi üksteisele. Olgu, muidugi, valitsus on pannud ühe venna islaamirevolutsiooni kaardiväkke ja teise venna tavalisse armeesse, sest nad ei räägi omavahel, sest nad on kogu aeg tõesti, tead, vastamisi. See on väljend, mida mulle tegelikult just täna hommikul õpetati. Aga see tähendabki seda, kui nad lähevad vastamisi. Ja see tähendab, et nad on tõesti üksteise vastu. Ma ei ole kindel. Ma ei ole kindel. Habib Sayari on täna muutunud Iraani laste tapjate kõneisikuks. Ta seisab seal ükskõikselt, medalid õlgadeni, näeb välja väga sõjaväeline. Aga teda peetakse kasutuks täiesti vanaks meheks, kes tänapäeval millekski ei kõlba. Ja tead, on olemas ühise vastutuse mõiste. Kui sa oled ebaõigluse tunnistajaks, kui sa näed kuritegu ja mitte ainult, et sa ei tee midagi selle vastu, vaid sa aitad sellele kaasa. Sa propageerid seda. Ta käib ringi, vaata teda. Ta käib ringi, suudleb lapsi ja külastab nende inimeste haudu, kes tapsid Iraani lapsi. Ja see ongi tema roll. Nüüd tahad sa teda millekski usaldada. Mis rolliks? Need, kes on tema alluvuses. Tead, sa rääkisid erinevusest. Erinevus ei ole RGC ja tavalise armee vahel. Erinevus on nende vanade meeste vahel, kes on nii palju võlgu kõige selle eest, mille eest neil need lindid on. Tead, mille nad on mingil põhjusel välja teeninud. Nad on iga lindi eest nii palju võlgu, et nad kummardaksid iga ülemuse käsu ees, mis ütleb, tee seda. Ja nad teevadki seda. Ja kui sa vaatad seda kontradmiraali, ühe tärnilist admiraali, ohvitseri, on väga raske teda vaadata ja austada. Ja usually need, kes on tema alluvuses, ei austa teda enam. Otsid erinevust. Vaata uut noort kindralite ja admiraalide põlvkonda, kes Iraanis esile kerkib. Nad teavad seda. Nad on lihtsalt väga hirmul. Tead, üks asi. Üks vale samm. Ja nad on surnud. Nad kardavad seda väga. Nii et see... Ma arvan, et tulevikus saab näha ilma vana kaardiväeta, kes on pühendunud kõigi nende lindikestega ja tunnevad, et nad võlgnevad valitsusele midagi konkreetset, mis tähendab, et kui valitsus ütleb, tead, ma lähen tapan lapsi, sa pead lihtsalt seisma ja mitte midagi tegema. Ja kui saad, siis lihtsalt saada mulle mõned kuulid. Täpselt seda teebki Habib Sayari ja tema taolised inimesed. Nad on jälgid. Häbi inimestele nagu nemad, kes kannavad seda vormi. Ja nende töö on kaitsta inimesi ja riiki ja nad ei saa kummagagi hakkama. Nii et mida ma tahan öelda, ma usun, et kasutan seda hetke, et rääkida sõjaväelaste tulevikust, sealhulgas need, kes on äsja kõrgemateks ohvitserideks ülendatud. On Helge. Kui nad pole kedagi tapnud, pole nad midagi varastanud. Kui nad pole kellegi mainet tõsiselt kahjustanud, pole nad kellelegi põhjust isiklikuks kaebuseks andnud, siis ei peaks nad muretsema. Sõjaväe tulevik saab olema helge, sest riik hakkab kindlasti taas oma regulaararmee eest hoolitsema. Horisondil on häid uudiseid. Keskendugem järgmisele põlvkonnale. Need, kes on väsinud, nad vajavad abi, et sellest vanast kaardiväest lahti saada. Vau, jah, see on tõesti reetmine, tõeline reetmine Iraani rahva vastu. Ma tahan natuke teemat vahetada, sest ma tean, et oleme palju kuulnud Vene droonidest Ukrainas, aga tegelikult on palju vähem tähelepanu pööratud Venemaa abile Islamivabariigile, millega ma tean, et olete väga hästi kursis. Kui oluline on Moskva väidetav Kometo M navigatsioonisüsteemi üleandmine Shahedi droonide täpsuse parandamiseks? Ja millist muud Venemaa sõjalist või luurealast toetust praegu avalikkuse eest varjatult veel antakse? Emily, aastaid oli Iraani ja Iraani keisririigi sõjalise hariduse standardiks NATO standard.
ja see tähendab, et tegelikult õpetati ohvitseridele Ameerika Ühendriikide standardeid. Kui see lõpp kõigepealt endine Nõukogude Liit ja hiljem Venemaa võttis selle rolli üle. Ja see haridus, millel oli küll vana ajalugu, uuendati ja luureandmete jagamine, sõjaline haridus ja nii edasi. Ja nii edasi, see on seal olnud ja kasvab. Ja Cometa M on kinnitatud, et see on paigaldatud Shahed 136 droonidele, et parandada navigeerimisvõimekust. Ja tead, ma mõtlesin, millal need droonid väidetavalt Venemaale müüdi. Ma kahtlesin selles. See on väga kummaline, ma mõtlen, see ei ole keeruline tehnoloogia, see on midagi, mida iga riik, kellel on põhilised vahendid ja 3D printer, saab teha, mida iganes nad tahavad. Miks ostab Venemaa droone Islami Vabariigil? Need on odavad droonid ja nad suudavad neid toota. No, nad ei ostnud neid. Nad said neid vastu selle ettekäändega, et varustada need paremate navigatsiooniseadmetega Cometa M ja saata need tagasi. See ongi see, mis toimub ja see jätkub. See jätkub. Nii, väga vaikselt. Tead, operatiivse luure abi. Ja kas me peaksime selle pärast muretsema? Absoluutselt. Sa ei tohiks suhtuda sellesse nii, et see on okei. Tead, liialdatud luurearuanded. Tead, üliagarad agendid lähevad elevile. Me ei tohiks. See on ohtlik. See toob kaasa kaotuse, mida me hiljem kahetseme, kui me selle suhtumisega jätkame, Emil. Kindlasti tõsi. Ma mõtlen, me nägime, kuidas isegi väikese arengu, väikese edasimineku korral droonid, mida Hezbollah kasutas Iisraeli kaitseväe vastu, põhjustasid palju ohvreid Liibanonis. Seega ei saa neid muudatusi, mida nad teevad nende rünnakute läbiviimiseks, kindlasti kergekäeliselt võtta. Aga tead, Washingtonis on üha rohkem arutletud selle üle, kas on olemas erimeelsusi, nagu sa mainisid Jeruusalemma ja Washingtoni vahel, selles, kuidas islami režiimiga toime tulla. Sa ise oled öelnud, et erimeelsused muudavad maailma, kogu maailma, ohtlikumaks. Miks sa nii arvad? Ja mis sa arvad, mida paljud Ameerika poliitikakujundajad, sealhulgas asepresident J.D. Vance, võib-olla ikka veel selle režiimi kohta ei mõista? Noh, tead, nad ei mõista paljusid asju, Emily. See ei ole ainult see üks konkreetne küsimus. Me just arutasime üht teist teemat. Aga tead, Iisrael on ainus demokraatia Lähis-Idas. Kui keegi seda kahtluse alla seab, kui keegi imestab selle üle, mis selle tähtsus siis on? Noh, kui sul on riik, mis on demokraatia, siis sul on stabiilsus. Muutused toimuvad muidugi igas riigis. Aga kui sul on demokraatia, siis muutused toimuvad ilma, et inimesed üksteist tapaksid. Lihtsalt tead, Iisraeli peaministrid viimase 50-70 aasta jooksul algusest peale. Nii et see on liitlane. See on Ameerika Ühendriikide liitlane sedavõrd, et kui ma peaksin seda kirjeldama, ma rääksin tagasi selle juurde, mida president Biden ütles. Kas sa mäletad, mida ta ütles? Ta ütles, et kui Iisrael ei oleks, Ameerika Ühendriigid oleksid pidanud looma Iisraeli kui liitlase Lähis-Idas. Niisiis, päevavalgus. Mida see tähendab? Tead, kummaline sõna, mida poliitika ja diplomaatia puhul kasutada. Tead, kui kahe objekti vahel on kas või kõige väiksem avaus, pääseb valgus sisse. See tähendab siis kõige väiksemat erinevust, see on oluline. Sellepärast nimetataksegi seda päevavalguseks, mitte suureks lahkarvamuseks. See tähendab, et kui Washingtoni ja Jeruusalemma vahel on väike erimeelsus maailmapildi küsimuses, siis võib oodata tormilist maailma. Miks seda oodata? Sest Iisrael. Ma tegelesin Lähis-Ida, Kesk-Aasia, Kaukaasia ja Venemaa portfelliga Exim pangas, kus ma töötasin. Ja mulle meenutati, keegi küsis mult ja suursaadik Orrin küsis mult tegelikult, et Vidjan, kas sa saad aru, et Iisrael asub Lähis-Idas? Ma ütlesin, ja miks sa pole seal käinud? Ma ütlesin, ma plaanin sinna minna. Nii et Iisrael on Lähis-Idas. Lähis-Ida on ohtlik koht. Ja kui Washingtoni ja Jeruusalemma vahele tekib lõhe, oota turbulentsi. Oota probleeme. Miks meil siis selline suhe Iisraeliga on? Ja loomulikult me ei ole kõiges ühel meelel, aga see ei tähenda, et oleks vahe sees. Vahe sees olemine tähendab erimeelsusi põhimõttelistes asjades, nagu Iisraeli julgeolek.
see pole asi, kuhu tohiks tekkida kas või kõige väiksemgi lõhe. Seega ei tohiks Washingtoni ja Jeruusalemma vahel mingit lõhet lubada. Me peaksime selle ukse sulgema. Me peaksime olema ühtsed. Liigu edasi. Iisrael on Ameerika Ühendriikide lähim liitlane Lähis-Idas ja ainus demokraatia. Arvestame stabiilsusega. Panustame sellele. Ja mis puudutab kommenteerimist, Ma olen sama hämmingus kui sina. Miks äkki toimub selline rünnak liitlase vastu? kas me kohtleme oma liitlasi kui vaenlasi ja vaenlasi kui sõpru? Ma olen segaduses. See on halb küsimus, mida küsida. Ma ei taha vastust kuulda, sest ma kardan, et vastus on midagi, mida ma ei taha kuulda. Ja mida sa arvad nendest teadetest J.D. Vance'i nõunike kohta, sealhulgas Soha Bumhawi kohta? Me nägime isegi, kuidas Trita Parsi väitis, et ta nõustab ja püüab end alt-right liikumisse kaasata. Ma mõtlen, kas see on teadlik katse mõjutada USA poliitikat Iraani suhtes. Kas nad mõjutavad asepresidendi seisukohti Iisraeli suhtes? Ma oleksin väga üllatunud, kui see nii ei oleks. Väga üllatunud, kui see nii ei ole. Aga tead, Sa pead asepresident J.D. Vance'ile veidi armu andma. Lase mul lihtsalt mõned eeldused läbi käia ja vaadata, kas need tunduvad sulle mõistlikud. kas sa arvad, et asepresident J.D. Vance võitleb tõesti president Trumpi vastu? Või arvad sa, et võib-olla president Trump on talle kõrva sosistanud, tead küll. Mina, kui ma mängin halba politseinikku. Sa tead, mida sa tegema hakkad. ja kui ma mängin head politseinikku, Sa tead, mida sa tegema hakkad. ja mida sa arvad? Asepresident Vance, pühendunud presidendile, presidendi usaldusalune, on ace president. Mida sa arvad, mida ta ütleb? Ma ei arva nii. Ma arvan, et ma lihtsalt ausalt ei nõustu sinuga. Ma ei arva nii. See lihtsalt ei ole loogiline, Emil, nii mõelda. Mida sa arvad? Mida sa arvad, sekretär Marco Rubio, üks kõige targemaid välisministreid läbi aegade? Ta tegutseb maailma kõige tormilisemates vetes ja tal on maailma kõige raskem töö. Ja teeb hämmastavat tööd. Miks sa arvad, et ta selles väikses klipis nii rahulolematu on? Kas sa arvad, et ta tõesti ei nõustu presidendiga? President Trump? Ma ei usu seda. Emily, Toimub väga peen psühholoogiline sõda. Tead, parim asi, mida teha, on öelda, et käimas on psühholoogiline sõda. Ole ettevaatlik, et sa ei satuks vestlusse, mis ei pruugi sind otseselt puudutada. nad räägivad teiste inimestega. Ja kui tundub, et me kohtame oma sõpru nagu vaenlasi ja vaenlasi nagu sõpru, Siis on see hea märk. see on hea märk, sa pead kas ette kujutama Ameerika Ühendriikide president, tema kogu kabinetti, tema nõunikud on täiesti arust ära. Või siis nad teavad täpselt, mida nad teevad. Loodame nii. Loodame pigem viimase kui esimese peale. Ma arvan, et on raske ette kujutada, et nad kõik on hullud. Aga pole nii raske mõista psühholoogilise sõja keerukust, mis on suunatud teistele, mitte meile. Aga loomulikult kuuleme seda, me läheme segadusse ja inimesed on ärritunud. Ja tead, sa mõtled Iraani inimestele, kes elavad kogu seda valu läbi. Tegelevad läänega, kes ei mõista neid. Segab neid nende valitsusega, just kui nad oleksid üks ja seesama. Ma olen nii õnnelik, et president Trump on hakanud nimetama Islamivabariiki selleks, mis ta tegelikult on. See on üksus Iraanis. 48 aastat türanniat ja terrorit. Nii et ma olen selle eristuse üle õnnelik. Ma kurvastan selle üle, et puudub arusaam tsivilisatsiooni, Iraani rahva ja asjade keerukuse kohta. Mõista ärge see, ära vaata tahavaatepeeglisse, vaid leia oma tee edasi. Sa muudkui vaatad ajalugu üle ja tahad, et tulevik käituks samamoodi. Ja tead, ma arvan, et see oli David Hume või keegi teine, kes ütles, et tulevikul ei ole mingit kohustust minevikku jäljendada. Nii et me peame natuke ärkama. Lõpetama tagasivaate peeglisse vaatamise ja vaatama ettepoole. Mis meid ees ootab? Me jääme pullist vasakule. Olete maininud, et ei saa võita sõda Islamivabariigi vastu ilma, et te tõeliselt mõistaksite Iraani rahvast. Ja nüüd oli üks nõudmistest, mida me jaanuari protestil nägime.
väga selge üleskutse kroonprints Reza Pahlavile juhtida üleminekut eemale Islamivabariigist. Ometi on USA suhtunud temasse üsna jahedalt. Valitsus ja mitmed teised maailma liidrid. Miks see nii on? Mida Ameerika poliitikakujundajad Iraani avalikkuse kohta ei mõista ja kuidas seda saaks parandada? Emily, ajalugu jäädvustab selle, mida sa just mainisid, kui suurimat katastroofi, mida oleks saanud vältida. Suurim katastroof, mida oleks saanud vältida. Ma ütlen seda täna koos sinuga, Dwayne. Sellel 26. juulil 2026. See saab olema suurim viga. Analüüs ütleb järgmist. Aastal 2025 Iraani rahvas tõusis ülesse. Sest esimest korda 48 aasta jooksul nad kuulsid mehe häält, keda nad usaldavad. Nad austavad. Nad teavad, et ta on ainus hääl. Et nad tulid välja, hüüdsid tema nime, ainsat nime ja surid, et saada tagasi oma varastatud vabadust. Millist muud märki sa veel tahad näha, et see mees on see, keda usaldatakse? Kui on olemas vabadusliikumine ja kui sa tõesti toetad sellist vabadusliikumist, ära võta kompassi neilt inimestel, kes tahavad siit liikuda valimiskasti juurde. Ja nüüd sa küsid mult, miks see nii on? Miks see nii on? Teadmiste puudus, arusaamise puudus. Nad ei usu, et monarhia või vabariigi küsimus on midagi, mille peaksid otsustama Iraani inimesed. See ei ole otsus, mille peaks langetama president Trump või peaminister Netanyahu. Ainult Iraani rahvas saab selle otsuse teha, nii et tulevikus saab kirjas olema. Lääs ei saanud sellest aru. Nad ei saanud aru, et Iraani rahvas usaldab ühte meest. See ei saa olla ainult üks mees. See ei saa nii olla. Peavad toimuma valimised. Aga oota üks hetk. On üks traditsioon. On selline olukord, kus on ainult üks mees, keda nad usaldavad mitte kuningaks ega presidendiks saada, vaid juhtida neid valimiskastini. See Emily on probleemi tuum. Nüüd jälle, kui te ei saa milleski nii elementaarsest aru sellest loogikast, tekib kahtlus, et sa ei tahagi sellest aru saada. Tekib kahtlus, et siin on liiga palju mõjutusi. Me rääkisime mõjutustegevustest. Siin on huvide konflikt. On olemas, teate küll, näib olevat huvide konflikt ja teate küll, poliitikas loeb ka mulje. Nii et kõik need küsimused on täiesti õigustatud. Miks? Sest keegi võiks esitada mõistliku küsimuse. Teate küll, miks sa pead sekkuma asjasse, milles sul tegelikult sõnaõigust ei ole? Miks sa pead ütlema, tead seda või teist, kas toetuseks või kriitikaks kellegi suhtes, keda Iraani rahvas toetab? Tead, ma käisin Washingtonis, Valge Maja ees, palusin inimestel, oma sõpradel mängida YMCA-d. Nii et president teab, et me oleme seal. Me teeme tema lemmiklaulu. Ja siis ma ütlesin, härra president, aitäh, et eemaldasite või aitasite eemaldada selle sajandi kõige kriminaalsema tegelase, Ayatollah Khamenei. Me hindame seda. Aitäh, et kõrvaldasite need Iraani laste tapjad. Aga tead, mul on sulle üks küsimus. Ma arvan, et on aasta 1775 ja au ning iseseisvusega inimesed võitlevad suurima sõjaväe vastu, mida juhib türann George III. Ja inimesed siin on abitud, nad ei tea, kuidas võidelda. Tead, nende relvadeks on põllutööriistad. Ja siin on üks prantslane, kes on sõjaväelane. Ta tuleb sulle appi ja ütleb, ma olen siin, et sind aidata. Pead küll, aidata sul oma vabadust tagasi saada. Aga on ainult üks probleem. On üks mees nimega George Washington. Ma ei ole tema suhtes nii kindel. Ma ei tea, kas ta on õige mees seda revolutsiooni juhtima. Ameeriklane, tead küll, nad tahavad oma vabadust. Ma tahan neid aidata, aga ma ei ole selles mehes kindel. Mida sina ütleksid? Ja kuidas ajalugu seda olukorda hindaks? See on täpselt see, kus me praegu oleme. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikide huvides on mõista, et stabiilsus nõuab rahva toetust.
demokraatiat, ilmalikku demokraatiat. Nad ei suuda leida väiklast eestkõnelejat Prince Reza Pahlavi, et juhtida rahva liikumist valimiskastini. see on üks oluline punkt, kui me suudame selle edasi anda, Emili. Ma arvan, et just see ongi selle keerulise olukorra kriitiline osa. Lihtsalt saa sellele küsimusele vastus. Kas sa juhid vabastuskampaaniat või isiklikku kampaaniat? Vastus on esimene, mitte teine. See on vabastuskampaania, mida juhib prints Reza Pahlavi. Sellest ei ole nii raske aru saada. Sellele vastu seista ei ole mõistlik. See ei ole mõistlik. Ajalugu hindab seda kui kohutavat viga. Nüüd tahan ma teilt küsida. Quincy Institute, kus Trita Parsi on asepresident ja üks asutajatest, on äsja avaldanud raporti, milles väidetakse, et Iisrael juhib $1 mõjutuskampaaniat, et manipuleerida Ameerika poliitikat ja avalikku arvamust. Samal ajal on paljud kriitikud väitnud, et Quincyga ja muidugi Najakiga seotud isikud on ise islami režiimiga seotud küsimustes seisukohti esitanud ning on juba pikka aega pidanud vastama küsimustele omaenda läbipaistvuse ja välismõjude kohta. Kas on kõlanud üleskutseid, et nad registreeruksid FARA alusel? Kuidas peaksid ameeriklased eristama õiguspärast huvikaitset, välismõjutustegevust ja olukordi, kus organisatsioone tuleks ise põhjalikumalt uurida, sealhulgas selliste seaduste alusel nagu FARA? Emily, Kui isikud tegutsevad teiste valitsuste nimel, Ameerika Ühendriikide valitsus, justiitsministeerium võtab seda väga tõsiselt. Nii et tead, mul on sellega isiklik kogemus ja ma võin öelda, et nad võtavad seda tõsiselt, mõnikord isegi täiesti põhjendamatult. aga nad teevad head tööd, enamasti nad teevadki seda. Küsimus, mida küsida on, kuidas see on? Kuidas on võimalik, et teatud isikud ilmuvad teatud diplomaatilistele kohtumistele ja nad järjepidevalt kaitsevad praegu Ameerika Ühendriikidega sõjas oleva välisriigi valitsuse huve? Ja kuidas on see võimalik? Milliste juhiste järgi, millise seaduse alusel? Kuidas täpselt on nii, et Ameerika Ühendriikide asepresident valib välja samad isikud või mõned neist, keda föderaalkohtunik on süüdi mõistud? Tegelikult tead, need keeled, tead, kui sa ei ole Iraani valitsuse agent, ma ei tea, kuidas sind kutsuda, sest kõik tõendid näitavad seda. Ja kui see juhtub? Ma arvan, et ameeriklastel on õigus seda küsimust küsida. Ja ma esitan selle küsimuse ameeriklasena. Miks? Miks justiitsministeerium seda ei uuri? Kas see on poliitiline otstarbekus? Ahah, ma saan aru. Kas suulikud idioodid? Olgu, sain aru. Kui see nii on ja Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku huvides on kasutada mõningaid idioote ekspertidena. Palun väga, tehke seda. Palun väga, tehke seda. Ma saan aru, et see on taktikaline käik. See tuleb ära. Ja ma pean lihtsalt oma loogika endale hoidma ja ootama. Aga kui see ei ole nii, siis tegutse. Mõnikord on kasu sellest, kui sul on inimesi, kellel on mitu huvi ja kellel puudub au. Üldse mitte mingit au. Raha. Emily, sa tead, millest ma räägin. Kasulikud idioodid saavad palka. Et teha seda, mida neil kästakse teha. Oma takude eest. Ma arvan, et on aeg, et Ameerika Ühendriikide valitsus vaataks sellele tõsiselt otsa. Me oleme sõjas. See on ametivõimude hooletus, kui nad ei uuri midagi, mida nad peaksid uurima. Nad peavad seadust järgima. Ma arvan, et tuleb võtta tõsiseid meetmeid. On juba ammu aeg võtta meetmeid inimeste suhtes, kes on teiste riikide agendid. Kõigi teadaolevate kriteeriumide ja määratuste järgi. Aga neid ignoreeritakse. Nii et siin on probleem, Emily. Sellega tuleb tegeleda. Nüüd on Ameerika Ühendriikides organisatsioone ja kommentaatoreid, sealhulgas inimesi nagu Trita Parsi,
samuti teisi NIAC-is ja teistes organisatsioonides, kes on mänginud väga olulist rolli selles, kuidas ameeriklased mõistavad islamirežiimi, eriti meedia ja poliitika kujundamise valdkondades. Mida peaks Ameerika avalikkus teadma sellest mõjuvõrgustikust ja sellest, kuidas see on viimastel aastakümnetel mõjutanud USA poliitikat režiimi suhtes, eriti kallutatuse kohta kroonprintsi Reza Pahlavi vastu? Teate, Islamivabariigi mõjutustegevus Ameerika Ühendriikides ei ole kuulujutt. Vaadake lihtsalt kõiki neid isikuid, kes on arreteeritud, kohtusse antud, süüdi mõistetud tegutsemises Islamivabariigi huvides. Olgu selleks siis varustuse saatmine Islamivabariigile. Ja muide, nad kõik on osalised kõigis kuritegudes, mida Islamivabariik on 48 aasta jooksul Iraani rahva vastu toime pannud. Nad kõik on osalised. Ühel päeval peavad nad vastust andma. Pole tähtis, kui paljudele luureagentuuridele nad töötasid, kuidas ja kui palju kordi nad kasulike idiootidena tegutsesid, kui milliste nimede all. Pole tähtis, kui palju raha nad kogusid. Tuleb päev, mil nad peavad seaduse ees vastust andma. Ja see päev on tulemas. Kahtlemata on inimesi, kes on pühendunud oma ressursid selleks, et õiglus saaks teoks. Ja Ameerika Ühendriikide riikliku julgeolekuohtude eiramine on ebaõiglus Ameerika rahva suhtes. Miks peaksid ameeriklased hoolima Iraani mõjutustegevustest? Las ma ütlen teile seda. Ma tegin kiire põgusa ülevaate selle kohta. Miks peaksid ameeriklased hoolima Islamivabariigist alates 1979 aastast? Ameerika Ühendriikides on loodud arvukalt organisatsioone, et võidelda Islamivabariigi ohuga, kes alustas ameeriklaste pantvangi võtmisega 444 päevaks. Nii et see ei ole kuulujutt, see ei ole ainult Peking, TN, Islamivabariigi vastased, sionistid, Ameerika luure, ei. Need on lihtsalt faktid. Nii see juhtuski. 48 aastat. See on olnud normiks. Ja. Tead, me peame lihtsalt veenduma, et me harime end selle kohta, mis Iraan on ja kuidas me selle sõja võidame. Mõjuoperatsiooni tuleb uurida, sellega kaasnevad teatud kulud. Kui me lihtsalt vaatame, et mul on mõned kasulikud idioodid, kes näivad kogu aeg teisele poolele sõbralikud, tegelikult on nad minu poolel, mitte nende poolel. On rumal nii tunda, kui inimestel puudub au. Ei tunne nad, et kuuluksid kuhugi. See on lihtsalt raha ja kuulsus. Ja nii see ongi, Ei, asi pole suures rahas. See ei ole oluline. Mõnikord teevad inimesed asju lihtsalt selleks, et olla kuulsademini. Lihtsalt selleks, et olla kuulus. Isegi selleks, et neid nimetataks kasulikeks idiootideks. Ja paljude teiste veel solvavamate nimedega. Neil pole endal mingit au. See ei loe. Aga kas me peaksime neid tõsiselt võtma? Kindlasti. Me kõik peaksime muretsema, sest kõik need meetmed Islamivabariigi terrori ja türannia vastu maksavad palju. Ma tegin väikese kiire uurimuse. Kigi Ohio, meie silmapaistva endise presidendi koduosariik, oleks saanud osta väikese kodu selle hinnaga. Sellepärast peaks see sulle korda minema. Sina maksad selle eest, Ameerika maksumaksjana võin ma sulle öelda. Sina maksad Islamivabariigi avantürismi eest. Terrorismi eest. Ja kaose tekitamise eest Lähis-Idas. Kõrvaldage Islamivabariik. Lähis-Ida saab olema palju turvalisem paik. Ja hea uudis on see, et Islamivabariik, mida me teadsime, on surnud. Pole õhujõude, pole mingit arvestatavat mereväge. Väheneb. Nad ütlevad ainult, et ei, me jätsime oma parimad raketid viimaseks faasiks. Okei, suurepärane. Hästi. Vaatame siis lihtsalt, kuidas oma viimased raketid kasutad ja kuhu sa pärast viimaseid rakette jõuad. Hea uudis on see, et sa vaatad mädanenud laipa avatud haua kõrval. Ja mis kohe selle haua põhja visatakse? Seda nimetatakse Iraani Islamivabariigiks. 1979–2026. Nüüd peame lõpetama, aga ma tahan sulle viimase küsimuse esitada.
ma tean, et paljud iraanlased on muret väljendanud, nagu ka paljud iisraellased, et pidev relvarahu, siis taas sõda. Relvarahu, siis taas sõda. Et see on miski, mis takistab Islamivabariigi lõppu. Ja ma tahaksin teada sinu arvamust. Kui räägime võitluse pausist, nagu praegu, selle intervjuu salvestamise ajal, siis praegu on selles sõjas paus. Kas see tähendab, et see on lõpp? Või tähendab see hoopis seda, et peame selle probleemiga lähitulevikus uuesti tegelema? Mis on sinu arvamus? Emily, iga kord, kui sõjaline tegevus peatub ja selle kõrval on oht. Et kui sa ei tule ja ei alistu mulle, siis ma jätkan sellega, mida ma sulle eile tegin. Ole kindel, paus ei ole lõpp. Sa tahad teada, kus on lõpp, kui Ameerika Ühendriigid toovad kogu oma sõjatehnika Pärsia laest tagasi. Kui see juhtub, siis tead, et see on lõpp. Kuni nad seal on, see pole absoluutselt midagi, mille pärast muretseda. Ameerika Ühendriigid ei kuluta üle $50 miljardit ja ameeriklaste elusid, et tagasi tulla. Jättes Lähis-Ida ohu alles. Seda ei juhtu. Absoluutselt mitte. Ma võin sulle kindlalt öelda. Miks? Sest see ei ole loogiline. Nad ütlevad, tead, oota novembrini, valimisteni, presidendi, võimu ja nii edasi. Ma ütlen ei. Ma ei väida, et tunnen president Trumpi paremini kui keegi teine, aga ma olen president Trumpi uurinud. President Trump, ma arvan, et sa nõustud, Emily, president Trumpile ei meeldi kaotada. Talle ei meeldi ametist lahkuda kaotajana. Absoluutselt mitte. Ta viib töö lõpule. Ta teeb seda, mis on Ameerika jaoks parim. Ma ei usu, et president Trump täidab kohustust vabastada Iraani rahvas türannia alt. Ei, see juhtub selle tulemusena, et järgitakse Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste julgeoleku huve. Eriti Iisraeli huve Lähis-Idas. See juhtub. Nii et mul ei ole selles kahtust. Ma olen kindel, et president Trump võidab. Tead, nad ütlevad, Bijan, sina, sa nõustud kõigega, mida president Trump ütleb ja teeb. Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ma ei olnud presidendiga nõus, kui ta ütles, et abi on teel, ilma seda täpsustamata. See oli vale. See oli vale. See jääb püsi. Keegi ütles mulle ühel päeval, Emily, et kui sa ei taha vigu teha, kui sa ei taha, et sind kritiseeritakse, siis ära tee midagi. Ära ütle midagi. Olla mitte keegi. Nii, et kui sa oled Ameerika Ühendriikide president ja teed kõiki neid otsuseid, ei tohiks oodata täiuslikkust. Sa annad endast parima. Sa annad endast parima, sest armastad oma riiki ja teed seda, mis on Ameerikale pari. Nii et ma olen seda tihti öelnud, et Iraani rahvas ei võlgne president Trumpile midagi. Nad maksid oma laste eludega, et näidata, mida nad tahavad. Tead, kui on üks asi, mida tuleb mõista, siis see ei ole mingisuguse valitsemisvormi või tulevase võimu või millegi muu propageerimine. See seisab selle põhimõtte eest, et Iraanis on rahvaliikumine nimega lõvi ja päikese liikumine. See on tõeline liikumine. Ja nad on valinud lõvi ja päikese oma sümboliks. Lipuks, mida kannab mees, keda nad usaldavad, sest lipud ei liigu ise. Neid hoiabki. Ja inimesed vaatavad lippu, nad tahavad seda järgida, aga nad küsivad, kes kannab lippu. Kui nad ei usalda seda inimest, nad ei järgi seda. Ja pole tähtis, kui palju keegi arvab, et nad on toredad inimesed. Sa võid nendega koos töötada. Ei, nad ei ole. Nad ei ole. Tegelikult vaata Kooljatit. Tead, tema hüüdnimi on tangid. Tangid. Nii sa saadki inimesi kätte, sa võtad tudengid nagu tangidega ja viskad nad ülikooli katuselt alla. Nende surma, see on see tore mees, kellega sa hakkad koos töötama, ausalt. Just seal me ütlemegi, et kohtleme oma vaenlasi nagu sõpru. See ongi probleem. Aga jah, ma arvan, et see on oluline. Meil ei ole vaja, teate, president Trump ei peaks tegelikult oma energiat kulutama sellele, kas printsi toetada. Prints ei vaja president Trumpi toetust. Ta vajab Iraani rahva toetust. Ja õige küsimus, mida küsida on,
kas tal on see toetus olemas. ja siis nad ütlevad, et ta suudab organiseerida maismaajõud, sest teie ei aita. Sellepärast sinu kommentaarid ei aita. See on võib-olla osa põhjustest. Sa võid leida palju teisi vabandusi, sest oled juba otsustanud Lafagette'ile vale vastuse anda. Nii et võib-olla see pole täpselt nii, aga sa ei saa eirata, et see võib olla osa sellest. Ja seda saab parandada. Pole vaja toetust, pole vaja millegi heakskiitu, vaid kuulake lihtsalt Iraani rahvast. Kuulake neid. Mida neil veel öelda on? Millist muud tõendit sa veel tahad peale 52 000 elu? Ja see on praeguse Ameerika Ühendriikide presidendi esitatud arv, mida ma kordama hakkan. 52 000 noore elu. Sa vaatad neid nägusid, nende tulevikud on ära võetud. Ja see on tragöödia. Millal viimati juhtus nii suure ulatusega tragöödia? Ja kas meedia on õiglane? Kas meedia kajastab seda? Või pühib selle vaiba alla? Me ei tea nende vaidlustatud numbreid, seda ja teist. Sa pead mõlemat poolt kajastama, tead küll. Ja sellepärast oligi vahe ausal kajastamisel ja raportite avaldamisel. Ja sellepärast nimetab president Trump mõningaid väljaandeid libameediaks. Ja sina ja mina mõlemad teame, et need tõesti eksisteerivad. Hea olla koos sinuga tõe teljel. Nagu minu silmapaistev sõber kindralleitnant Mike Flynn ütles, tõde ei karda küsimusi. Hästi, peamegi siinkohal lõpetama, aga ma tahan tänada teid, Bijan Kian, et liitusite täna meiega saates Tõetelg.